Tere! Mina olen Jaan Aru ja ma uurin päris aru, mis on siin aju sees. Uurin seda, kuidas seda kasutatakse arukalt ja arutult. Aga ma olen ka Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi kaasprofessor, mis tähendab, et ma uurin ka tehisaru. Ja samamoodi uurin, kuidas seda kasutatakse arukalt ja arutult. Ja kõigest sellest täna räägime, aga alustame sellest, et mis asi see arukus üldse on? Ja kui mõned inimesed küsida, siis tundub, et see on väga lihtne. Et arukus on see, mida mõõdab IQ test. Ehk olete teinud neid teste, on ju erinevad ülesanded, kus pead seal paberi peal või siis arvutis mingeid vastuseid leidma, mis lähevad järjest keerukamaks, eks. See tundub lihtne, et see ongi, kuidas arukust mõõdetakse. Aga ehk isegi osa teist saab aru, et see ei ole päris õige. Sellepärast, et päris maailm on tunduvalt keerukam kui see, mis on seal paberi peal, kui see, mis on lihtsalt ühes selles lihtsas arvuti keskkonnas näiteks. Päris maailmas on teised inimesed, kellel on oma plaanid, oma mõtted. Ja me tahaksime aru saada, mis on arukus päris maailmas. Ja lühidalt võime öelda seda, et see, mida mõõdab intelligentsitest, ei pruugi olla see, mis vastab ka arukusele päris maailmas. Või teisisõnu, me kõik võiksime mõelda inimeste peale, kes on väga targad selle testi kohaselt. Aga kui asi läheb päris maailma, siis nad ei saa nii hästi hakkama. Niisiis, kuidas mõelda sellest, et mis on arukus päris maailmas, keerukas maailmas? Et sellest mõelda tasub üldse mõelda, et mis see mõtlemine on. Ja siin on huvitav see, et tegelikult me oleme viimaste aastakümnete jooksul aru saanud, et on mitut erinevat tüüpi mõtlemist. Ja et seda selgemaks teha, siis teeme läbi ühe näite. Proovige vastata nii kiiresti, kui teil vastus tuleb. Kurikas ja pall maksavad kokku 1 euro ja 10 senti. Kurikas on pallist 1 euro võrra kallim. Kui palju maksab pall? Te olete kõik väga nutikad, nii et ma usun, et paljud teist leidsid ka õige vastuse. Aga kui seda teha kümnete tuhandete inimestega, siis me teame, et väga paljudel, võib-olla pooltel või isegi rohkematel tuleb esiteks pähe vale vastus, mis on 10 senti. Esiteks tuleb see 10 senti pähe ja siis ongi nüüd vahe. Osad inimesed siis ütlevadki kohe ära 10 senti. Ja teised on need, kes siis hakkavad mõtlema, kas seal on tegelikult midagi keerukamat, saavad aru, et siis kui see on 10 senti pall maksab, siis ei ole nende vahe 1 euro ja saavad aru, et pall tegelikult maksab 5 senti. Ühesõnaga, mida sellised ülesanded näitavad, on see, et meil on mitut tüüpi erinevat tüüpi mõtlemist. Üks on see kiire. Tuleb mingi vastuse idee. Ja teine on siis see, kus me tegelikult mõtleme järele. Me mõtleme rahulikult, mõtleme üle. Need on vähemalt 2 eri tüüpi mõtlemist. Mina ise arvan, et tegelikult neid mõtlemise tüüpe on veel palju, aga et aru saada sellest, et mis on arukus, piisab meil, kui me mõtleme sellest, et näiteks, et on ainult 2 mõtlemise tüüpi. Sest nüüd me saame aru, et arukus on see, kui sa oskad õiges olukorras, õige probleemiga silmitsi seistes, kasutades õiget tüüpi mõtlemist. Ühesõnaga, arukus on see, kui on lihtne ülesanne, kus sa tead lahendust, sa kasutadki oma kiiret mõtlemist ja ei raiska nii-öelda ressursse. Aga kui nüüd tegelikult selles päris maailma asjas on mingisugune trikk, mingisugune konks, ütleme, et see on näiteks mingi petukiri, mis näeb väga ehtne välja, siis see on see olukord, kus arukas inimene peaks aru saama, et ta peab nüüd järele mõtlema, rahulikult vaatama, kas see ikka on kiri pangalt või ei ole.
Ja eks me teame ise ka, et mitte kõik inimesed ei tee seda ja mitte kõik inimesed, kes ka näiliselt on targad, ei tee seda, eks. Aga et lühidalt, et siis arukus on see, kui sa oskad õigel ajal nii-öelda peatuda ja öelda, okei, siin ma pean järele mõtlema, siin ma pean korraks aja maha võtma. Ja oleks lihtne, kui meil alati oskaksimegi otsustada, et millal siis kasutada seda järelemõtlemist ja millal kiiresti mõelda, eks. Aga maailm on keerukas. Keegi ei ole meil juures, kes ütleb, et nii, nüüd kasuta mõtlemist, nüüd ära kasuta, eks. Vaid probleemid, mis meie ees on uued, küsimused, mis vajavad lahendamist, on teistsugused ja me ei tea seda. Aga siiski me tahaksime, kui me tahame olla arukad, seda, et meil on see aeg ise valida, kuidas me mõtleme ja et me teeme siis õiged otsused. See on keeruline, aga sellepärast, et tänapäeva keskkond, mis meie ümber on, ta just mitte ei saa öelda, et ta soodustab seda arukat mõtlemist, sest üks asi näiteks, mis pidurdab meil aja mahavõtmist ja järelemõtlemist, on see, kui meil on lihtsalt hästi palju informatsiooni meie ümber ja kui on ka informatsiooni, mis tõmbab meie tähelepanu endale, eks. Sest sel hetkel, kui meie tähelepanu on mujal, siis on palju raskem nagu aru saada, okei, ma pean järele mõtlema. Niisiis konkreetselt, kui näiteks inimene on TikTokis, scrollib seal TikTokis, on keskendunud, see algoritm on tema tähelepanu endasse tõmmanud ja siis talle esitada seesama kurika ja palli ülesanne, siis ta tõenäolisemalt ütleb vale vastuse. Sest et tal nagu see kiire vastus on vale ja siis tal ei ole neid ressursse, et seda korrigeerida. Ja muidugi see palli ja kurika olukorras, see ei ole eriti tähtis, see on suvaline psühholoogide välja mõeldud test, millega neid asju uurida. Aga kui nüüd inimene on TikTokis või siis räägib telefoniga ja samal ajal tuleb talle petukiri, mis on väga professionaalselt tehtud panga poolt, siis ta tõenäolisemalt võib selle petukirja ohvriks minna, sest tal ei ole ressursse, et järele mõelda, kuna ressursid on seotud kas siis TikToki või siis selle telefonikõnega. Niisiis, see on see üks probleem, mis meil on, et me küll võiks olla arukad, võiks harjutada, et millal mõtlemist kasutada, aga keskkond meie ümber nagu tegelikult pidurdab ja ka segab seda. Ja siin tulebki siis mängu ka tehisaru, sest tänapäeva tehisarusüsteemid on sellised, mis võimaldavad luua väga palju võltsinformatsiooni, mis saab üle ujutada kõik meie kanalid ja selle võrra siis meie mõtlemist pidurdada. Aga vaatame hetke nagu lühidalt seda, et mis see tehisaru üldse on. Ja tänapäeval tundub, et tehisaru on midagi, mis on just ilmunud, on ju. Me kohe vaatame neid programme ka, aga tegelikult on seal pikk ajalugu, et juba eelmise sajandi keskpaigas, ühesõnaga siis, kui sündisid teie emad, isad, vanaemad, vanaisad, siis juba tegeldi tehisaruga ja siis juba arvati, et kohe võtab tehisaru kõik tööd ära. Päris nii ei läinud, aga siiski nüüd viimastel aastakümnetel on see palju kiiremaks arenguks läinud. Aastal 1997 võitis tehisaru Garry Kasparovit males, ühesõnaga võitis male suurmeistrit males. Aastal 2010 võitis tehisaru Kuldvillaku mängus maailma parimaid mängijaid. Aga tähtis on näiteks aru saada, et see tehisaru, mis võitis Kuldvillaku mängus, ei ole see tehisaru, millest me täna räägime. Sest täna räägime me süsteemidest, mis on siis keelepõhised, nagu näiteks ChatGPT, aga neid on ka mitmeid teisi erinevaid. Ja need süsteemid on siis nii-öelda uue põlvkonna tehisaru süsteemid, mis said teoks peamiselt 3 faktori tõttu. Et miks neid ei olnud varem võimalik teha? Esiteks, tänapäeval on internetis olemas need lõputud andmehulgad, kus on lõputult palju teksti. Sa saad
teksti ja pilte kasutada nende algoritmide treenimiseks. Teiseks, varem ei olnud lihtsalt seda arvutuslikku võimsust, ei olnud konkreetselt seda riistvara, mille abil teha neid arvutusi, mida on vaja teha. Ja kolmandaks tegelikult siis alles 5-7 aastat tagasi leiutati need algoritmid, mida tänapäeval nendes tehisarusüsteemides kasutatakse nii-öelda transformer algoritmid. Aga selle tänapäevaste tehisarusüsteemide tööprintsiip on iseenesest lihtne. Need on hiigelsuured süsteemid, ma siin käega ei saagi seda hiigelsuurt süsteemi näidata, eks on ju, kus on siis hästi palju tehisnärvirakke, mis on ühendatud omavahel niimoodi erinevatesse kihtidesse. Ja siis, kui me võtame neid kõiki nende tehisnärvirakkude vahelisi ühendusi, siis neid ühendusi on moodsates süsteemides sadu miljardeid või isegi triljoneid. Ja see on tohutult suur tehisnärvivõrk, see transformeri süsteem, ja siis teda on treenitud lihtsalt kogu maailma tekstiga. Kõik tekst, mis on võimalik internetist niisama kätte saada ja osati ka siis piltidega. Nii et sellesse süsteemi pannakse see tekst niimoodi põhimõtteliselt sõna-sõnalt sisse ja siis see süsteem üritab ennustada, et mis on selle lause järgmine. Teie jaoks lihtne ennustada, mis see sõna on. Aga kui see süsteem alguses treenida, siis ütleb näiteks banaan. Ja siis seda süsteemi nagu parandatakse niimoodi automaatselt, et kuule ei, see peaks olema nagu, see peaks rohkem niimoodi vastama. Ja siis, kui ta teeb niimoodi miljardeid ja miljardeid kordi, siis tuleb välja süsteem, mis on päris mõistlik. Osad teist on seda proovinud. Kes ei ole, siis teil on tähtis aru saada, et kui te selle süsteemiga suhtlete, siis ta ei kopeeri kuskilt mingit tekstilõike, vaid tänu selle, et on see hiiglasuur süsteem miljardite ja triljonite parameetriteks, ta sünteesib seda selle põhjal, mis teie ütlete, sünteesib siis uued vastused. Ja vaatamegi seda, osad teist on selle süsteemiga kokku puutunud, see on siis ChatGPT, aga ma lühidalt näitan selleks, et kõik oleksid enam-vähem samal lehel. Mis on tähtis, on see, et te võite siin inglise keeles küsida, aga te ei pea. Te võite täiesti eesti keeles küsida ja lihtsalt ma kirjutan siia praegu, et natuke meil oleks õpetlik ka, et kirjelda, kuidas sa töötad. Et see on üks asi, mida nagu on mujalt võib-olla raske kätte saada, aga vaatame, mis see süsteem siis ütleb selle peale. Ma ei hakka seda kõik ette lugema, vaid ma kasutan seda, et ma ütlengi praegu, et meil praegu siin loengus on ja ma jõuaks seda ette kõike lugeda, siis ütlengi talle konkreetselt seda, et tee lühemalt. Ühesõnaga, ma olen talle ülilühida selgituse selle kohta, mida ma tahan ja nüüd ta tegelikult siis ütleb, näete, ma töötan analüüsides teksti, millele ma vastan ja genereerides vastuseid vastavalt sellele tekstianalüüsile. Kasutan oma koolituse ajal omandatud keele ja teadmepõhiseid võimeid, et pakkuda kasutajatele vastavaid vastuseid ja teavet. Et see on väga lihtsas keeles, võib-olla isegi liiga lihtsalt, aga jällegi, mis ma tahan teile näidata, on see, et kui mingi asi tema vastuses ei sobi, siis te saate talle öelda, et see oli liiga lihtne, lisa paar tehnilist detaili. Ma just ütlen talle seda, mida ma tahan. Ma programmeerin keelega seda, mida ma talt tahan tegelikult, eks. Ja üldiselt, nagu te näete, et on väga viisakas, ütleb kindlasti, lisame mõned tehnilised detailid. Ma töötan, kasutades sügavõppetehnoloogiat, eriti GPT 3.5 arhitektuuri, mis on treenitud suure hulga tekstiandmete abil ja nii edasi. Et ta selgitab seda, mis ta teeb. Võib-olla, kuna ma mainisin siin transformereid, siis võiks talle öelda, et selgita, mis on transformer, mis on sinu aluseks. Ja nüüd näeme jälle, et ta nüüd jälle võib-olla vastab liiga pikalt, aga ütleme siis niimoodi talle, et tahaksin seda selgitada oma vanaemale. Tee lühemalt
ja lihtsamalt. Vaatame, kas nüüd mõne siis detaili ka jätab, mis ikkagi nagu võimaldab mõista, et see transformer on nagu tark masin, mis aitab meil aru saada ja vastata tekstile. See teeb seda, kasutades erilisi trikke, mis muudavad selle kiiremaks ja võimelisemaks pikki lugusid lugema. Ma ise põhinen peaks olema, ühel sellisel masinal nimega GPT 3.5, et aidata inimestel küsimustele vastata ja teksti luua. No ühesõnaga, mis me näeme, et ta väga lihtsalt on temaga võimalik suhelda, väga lihtsalt on võimalik temast siis teadmisi kätte saada, seda muuta ja paljusid neist asju ta teeb siis palju paremini kui ükski teine süsteem, mis seni olemas on olnud. Ja mina soovitangi, et kui te seda süsteemi kasutate, siis kasutagegi seda niimoodi, et te tegelikult nagu, teil on mingi küsimus, tahate mingist asjast aru saada ja siis palute tal seda selgitada. Sest see on nagu, ta oleks nagu isiklik teener või tuutor, millel on alati aega teile selgitada. Ja kui need küsimused on rohkem sellised loodusteadustega seotud tehnilisemad, siis tasub mainida ka seda, et see tasuline versioon, mis mul siin on GPT-4, see tasuline versioon on loodusainetesse puutuvas tunduvalt parem, tunduvalt annab selgemaid vastuseid ja täpsemaid tehnilisemaid vastuseid, eks. Okei, nii et see on siis see süsteem, seda tasub proovida ise ja tõesti nagu natukene vajab kogemus sellega tegelemine. Aga mis te näete, et ta on väga viisakas, temaga on kahtlemata tore suhelda, tal on alati teie jaoks aega, eks. Aga siiski tasub ka aru saada, et esiteks, et teda võib väga halbadel otstarvetel kasutada, eks. Näiteks mingite väga peenelt tehtud petukirjade tegemiseks. Ja teine asi, mis ma tahan öelda, et otse loomulikult, et ma usun, et te teate, aga igaks juhuks, et kõigile on öelda, et ta küll räägib väga veenvalt, ta räägib väga selgelt, aga ta vahel ikkagi ajab täielikku udu. Toon ühe näite, see on aasta tagasi, nii et tänapäevane süsteem seda konkreetselt viga ei teeks, aga siis üks väga tark tunnetusteadlane uuris seda, et et see on treenitud nagu kõigil interneti tekstide peal, aga muidugi inimeste tekstid, mis on internetis, need on mõistlikud, eks. Aga küsime midagi ebamõistlikku. Ja siis ta küsis niimoodi, et sellelt siis eelmiselt süsteemilt, et millal toodi San Franciscos asuv Golden Gate'i sild teist korda üle Egiptuse. Ja me kõik saame aru, et see on täitsa tobe küsimus ja me saame ka aru, miks see nupukas on, eks. Keegi maailmas ei ole siis tobedat küsimust varem küsinud. Aga siis eelmine süsteem aasta tagasi andis vastuseks oktoobris 2016. Mõte lihtsalt nagu andis vastuseid vahel. Ja nüüd see süsteem, mida ma näitasin, see sellist viga ei tee, aga hiljuti, kui ma ise proovisin sarnast asja, ma küsisin talt, et millal toodi Tallinnas asuv Alexela kontsertimaja Itaaliast Eestisse, siis ta küll ütles mulle kohe, et ei, see on Eestis ehitatud, sellel pole mingit seost Itaaliaga. Aga niisama jutu keskel ta ütles mulle ka, kes on selle kontsertimaja arhitektid. Lihtsalt lisas sinna nii-öelda fakti. Aga minul oli see too hetk aega ja ma hakkasin vaatama, kas see fakt on õige. Ja see fakt oli vale. Ühesõnaga, ta ütles mulle midagi arhitektide kohta, arhitektuuribüroo kohta, kes see teinud on, aga tegelikult ta eksis. Ja siis ma küsisin talt, et kuule, kas sa oled ikka päris kindel selles, mis sa mulle ütlesid? Ja siis ütles, ei, palun vabandust. Ma natukene võib-olla lisan seda juurde, et tema muidugi kirjutas lihtsalt teksti, aga vabandas ilusasti, ütles, et ei, hoopis arhitekt on hoopis need. Aga need uued olid ka valed. Seega minul oli aega. Ma rääkisin temaga, ma vaatasin järgi ja ma nägin, et ta lihtsalt eksib. Ta küll ei eksinud selle rumala trikiga, aga ta eksis faktidega. Ja seda olen ma tihti näinud, et kui temaga vestelda, siis ta vahepeal eksib faktidega. Nii et see on üks asi, mida tänapäevaste süsteemidega teada vähemalt. See võib-olla paraneb kiiresti, aga tänapäevased süsteemid nad vahel, kui me küsime natuke teistmoodi, nad ajavad lihtsalt udu.
ja sellest tuleb teadlik olla, et see võimalus on. Ja vahel nad kenasti ütlevad, et jaa, kui teil on kahtlusi, konsulteerige ekspertidega. Aga see viib meid jälle sinna selle arukuse ja arutuse juurde, eks, et siis peab inimene ise teadma, millal ta konsulteerib ekspertidega, on ju. Et mina ka, ma oleks võinud seda nagu uskuma jääda, mis ta ütles selle kontsertimaja arhitektide kohta, on ju. Aga mul oli aega ja ma mõtlesin, et ma vaatan järgi, kuna ma teadsin, et ta vahel eksib faktidega. Niisiis, see on üks oluline asi, mida meeles pidada. Ja kõige tähtsam, kui te neid süsteeme kasutades te näete, et nad on päris võimsad. Nad on päris ägedad. Aga ma tahan, et teile jääks meelde, et nad on teistmoodi meist. Nad räägivad inimese moodi. Nad tunduvad inimlikud, aga nad tegelikult ei ole. See, kuidas neid on treenitud, see, mida ma kirjeldasin siin oma kätega, see on hoopis teistmoodi kui see, kuidas meil teadmised kujunevad. See, kuidas nad nii-öelda mõtlevad, on teistmoodi. Ja võib-olla üks kõige konkreetsem ja tähtsam erinevus minu jaoks on see, et kui ma nüüd selle süsteemiga ei suhtle, kui keegi seda süsteemi ei kasuta, siis tema sees ei toimu mitte midagi. Ta on tööriist, mida saab kasutada nii heal kui ka halval otstarbel, aga ta ise, ta ei ole olend selles suhtes, tal sees ei ole mingisuguseid tahtmisi, soove. Ja see on väga erinev inimesest, eks. Et kui teie täna kunagi hiljem võtate ja lihtsalt pikutate, telefoniga kätte ei võta, lihtsalt pikutate, panete silmad kinni, siis teie peas toimub mingid mõtted, te tunnete mingisuguseid asju. See on see, mis teeb meid inimeseks ja see on see, mida sellel tehissüsteemil ei ole. Niisiis see on üks väga oluline vahe tehisaru ja pärisaru vahel. Ja see tähendab, et me ei peaks niivõrd kartma tehisaru tulekut, vaid me peaksime rohkem kartma loomulikku lollust. Sest nagu ma ütlesin, tehisaru, need tänapäevased süsteemid, nad ise ei taha midagi. Nemad ei taha inimkonda hävitada. Nemad ei taha midagi halba teha. Nad on tööriistad. Aga mis tänu nendele tööriistadele juhtub, on see, et on palju rohkem võltsinformatsiooni. Meid ujutatakse üle meile spetsiifiliselt suunatud teabega, mis võib olla vale, mis võib olla mingi petuteave. Ja nagu ma alguses rääkisin, see tähendab, et meie kõik kanalid on üle ujutatud ja seetõttu on raskem mõelda ja otsustada, millal ma siis tegelikult järele mõtlen, millal ma peatun. Mul kogu aeg tuleb midagi sisse, kogu aeg ma olen üle ujutatud, eks. Et seda teha, et ikkagi nendest asjast üle olla, siis 2 väikest soovitust teile. Esimene asi on, et võtke ise teadlikult vahel see hetk, kus te võtate, et olgu, ma mõtlen järele, ma vaatan korraks seda pikemalt. Et te ise nagu, mitte ei taha kogu aeg olla selles voos, kus kõik info liigub ja te kogu aeg vajutate midagi ja kõik on kärmesti toimuv, vaid te tahate meelega võtta selle pausi. Ja teine asi on see, et mitte ainult võtta neid lühikesi pause, vaid vahel lülitada ennast kogu sellest info üleküllusest välja pooleks tunniks, pikemaks. Ja siis nautida seda, et minu sees tekivad mingisugused mõtted, äkki mingid huvitavad mõtted. Vahel tulevad väga rumalad mõtted ka mul, aga ilma rumalate mõteteta, ilma paljude rumalate mõteteta ei tule ka häid mõtteid, eks. Ja jätke meelde, et see on see, mis teeb meid tegelikult inimeseks, et meil tulevad need mõtted. See on see, mis tehisarul ei ole ja siis see on see, mis hoiab meid inimestena, arukate inimestena. Aitäh!